Rehabilitatsiooniteenust pakub siis OÜ Corrigo aastast 2004 ja see on mõeldud noorukitele, kes on vanuses 13–18, kellel on sõltuvusprobleemid, käitumisprobleemid. Meie keskuses töötavad erinevad spetsialistid, psühholoogid, psühhiaatrid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, loomulikult kasvatajad, kuna meie keskus on ööpäevaringne, siis on meil ka kasvatajad, kes on nii öises vahetuses, päevases vahetuses ja loomulikult, kuna kõik on kooliealised noorukid, siis saavad nad ka kooliharidust. Seega siis noorukid siia rehabilitatsioonikeskusesse me võtame ajavahemikuga nagu 9 kuud, et kuna ta on pikk protsess, siis lühema ajaga ei näe spetsialistid nagu võimalust tulemusteks. Me pakume abi noorele, pakume abi tema perele. Meil on 16 noorukit ja meil on tüdrukud ja poisid. Me tahame muuta nende käitumist, me tahame vähendada sõltuvusainete tarbimist ja ideaalne oleks see, et ta läheb välja teadmisega, et ta sõltuvusaineid ei tarbi. Nooruk läheb ju siit välja ja läheb samasse keskkonda, kus ta tuli. Ja oluline on see, et ka vanem õpib teistmoodi tundma oma last, õpib nägema nagu laiemalt seda, millega ta laps tegeleb ja miks ta võib-olla koolis ei käinud varem ja miks ta nende aineteni jõudis, et siis üheskoos aidata tal olla tugevam, kui ta siit keskusest välja läheb. Me teeme 4 korda nädalas grupid, meil on sotsiaaloskuste grupid, siis meil on psühhodraamagrupid, kus me õpime ennast aru saada, kes mina olen, siis millised mingid uued sotsiaaloskused, mis aitavad elus toime tulla. Ja siis minu poolt on individuaalne nõustamine lastega ja nende vanematega. Proovime individuaalselt lahendada kõik probleemid ja teeme sellise nagu juhtumi analüüsi, kus on kõikidel meeskonna inimestel on õigus esitada oma arvamust, oma küsimusi ikka ja nagu oma arusaamised, kuidas võib lahendada näiteks konkreetsemad mingid juhtumid. Et siin on niisugune kindel süsteem välja töötatud punktide alusel, et kuidas mõõta, kuidas nooruk on oma, ütleme, nende toimetustega siin toime tulnud, mis on tal eesmärgiks pandud ja iga asja eest on tal kas teatud punktid ja mingite negatiivsed asjadest on punktide langus ja vastavalt sellele on siis boonused. Et see on nagu selles mõttes väga hea struktuur, et noorukitel on hästi selge pilt, et kuidas nad peaksid käituma, mis on hea ja mis ei ole hea. Et ei ole sellist suhtumist, et tema nägu meeldis talle, ütleme näiteks sellele töötajale rohkem ja tema sai mingeid soodustusi, teise nägu ei meeldinud, tema ei saanud. Et see on üks väga hea süsteem siin keskuses, mida ma saan aru, et suhteliselt vähe on kasutatud mujal.